Ukraina esitles uusi rakette ja droone, mis suudavad lennata Siberini ja Uraalideni. Ukraina kaitseministeerium kodifitseeris uue mehitamata lennunduskompleksi Tovbush T-40, mis on võimeline lendamas Siberini ja Uraalideni. Samal päeval teatas The Times, et Ukraina on juba pool aastat rünnanud Venemaa territooriumi Briti reaktiivsete droonidega. Samal ajal alustas armee ametlikult esimese Ukraina juhitava lennupommi ostmist ja kasutamist, mis nüüd tabab täpselt sihtmärke ning arendab veel umbes tosinat sarnast mudelit. Aga teisest küljest on kahjuks ka medalil teine pool. Täna näitas CNN kaadri Patriot kompleksidest, mis seisavad Kiievi all rakettideta ja pole juba mitu nädalat kasutusel olnud. Võtame selles saates need uudised üksikasjalikult läbi ja paneme kõik kenasti paika. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Ukraina esitles uusi kodumaise tootmise relvanäidiseid ja alustame seda saadet drooniga Tovbush T-40. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel seadmel on tiibade ulatus peaaegu 5 meetrit ja see suudab pidevalt õhus olla, tähelepanu, üle 1 ööpäeva. Lennuulatuses piisab, et tabada sihtmärke Uuralis ja Lääne-Siberis, täpsustatud andmetel üle 2000 kilomeetri. Ministeeriumis rõhutati, et katsetuste käigus demonstreeris droon tõsiseid eeliseid olemasolevate analoogide ees. Üliväike radarituvastus, kõrge jõudlusega mootor elektroonilise sissepritsega ja vastupidavus vaenlase raadioelektroonilistele vastumeetmetele. Erineval varustusvõimalused võimaldavad sellel mudelil teha süvalluuret, korrigeerida tuld ja anda täpseid lööke kas laskemoona vabastamise või kamikaatse vormis. Selle drooni tähtsus seisneb selles, et see ei tekkinud tühjalt kohalt, vaid sai edasiarenduseks juba tõestatud Ukraina droonide seeriale. Ja selle valmistas ettevõte, mis alustas juba 2022. Aasta juunis luuredrooniga Tovbush T-10. Tuginedes tagasisidele rindelt, selle ettevõtte meeskond töötas hiljem välja pommitaja Tovbush T-20 ja kamikaatsedrooni Kotõgoroško. Mõlemad mudelid on lahinguväljal kasutusel alates 2022 aastast ning arendajate sõnul näitavad need oma klassis üht parimat tõhusust tootmisvõimsusega kuni 1000 sellist drooni kuus. Mis puudutab Tovbush T-40, siis see on juba järgmine kaugmaad läbi viia võimsam samm sama drooniseeria arengus. Ja et oleks selgem, siis alates 2026 aasta algusest on Ukraina kaitseministeerium kodifitseerinud ja lubanud kasutada kaitsejõududes juba 413 mehitamata lennunduskompleksi. Ja praktiliselt kõik neist on Ukraina päritolu. Kordan veel kord, see on 413 erinevat tüüpi ja liiki drooni. Nüüd lugu Briti droonidest, mis juba ründavad Venemaad ja seda mitte esimest päeva. The Timesi andmetel kasutab Ukraina viimase poole aasta jooksul Venemaa vastastes kauglöökides korraga 2 Briti ettevõtte droone. Esimene neist on reaktiivdroon Nyan, täpsemalt Nyan One Way Effector, mida toodab ettevõtte Cullen Lance, mis on Paia Systemsi tütarettevõte. Systems. Seadmeid pannakse kokku otse Suurbritannias ning tehnilised näitajad on samuti muljetavaldavad. Lennuulatus on üle 240 kilomeetri, tiibade siru ulatus peaaegu 3 meetrit. Maksimaalne stardimass üle 75 kilogrammi. Lahinguosa umbes 20 kilogrammi. Püsikiirus umbes 220 kilomeetrit tunnis ja start pneumaatiliselt katapuldilt. Mootoriks on gaasturbiin. Tootja andmetel on ettevõte juba tootnud üle 1000 sellise aparaadi ning droon on täielikult lahingutingimustes kontrollitud maismaal. Hiljuti läbis edukalt katsetused ka meretingimustes.
Eelkõige lasti seda välja kuningliku mereväe katsealuselt õppuste Neptune Rich raames. Teise tüüpi Briti drooni nime väljaanne turvakaalutustele ei avalda. Teada on vaid, et selle lennuulatus ületab 960 kilomeetrit. Ettevõtte Baia Systems kinnitas ametlikult, et nad tarnivad Suurbritannia kaitseministeeriumile mitmeid võimekusi just Kiievi toetamise raames. No, mõeldakse seda, et need antakse üle Suurbritannia kaitseministeeriumile ja Suurbritannia kaitseministeerium annab need juba Ukrainale edasi. On teada, et Briti droone, sealhulgas Niani, kasutati Belgorodi vastu, samuti naftatöötlemis- ja sõjaliste objektide vastu sügaval Venemaal. Pärast 31. juuli rünnakut peatas Volgogradi tehas naftatöötlemise ja tõenäoliselt kasutati seal just Briti drooni. 6. augustil kahjustasid droonid mahuteid Jaroslavli naftatöötlemistehases. Neid rünnakuid mainiti ka meie varasemates saadetes sellel YouTube'i kanalil. Ja nüüd teatas kõrgetasemeline allikas Briti kaitseministeeriumis, et jah, sellised rünnakud Briti droonidega Venemaa vastu tähendavad, et London ei karda enam Moskva reaktsiooni sellisele Kiievi toetamisele. Kõik ju mäletavad 2022 aastat, kui Vladimir Putin karjus. Jumal hoidku, kui lääne relvad tabavad Venemaad ennast, siis on kõik, tuumasõda, punased jooned on ületatud ja nii edasi. Vabandust, Vladimir Putin tegi end täis ja ei saa sellega midagi ette võtta. Võib-olla ta trampab jalaga ja Dima Medvedev toetab teda. Kogu kampaania ulatust kinnitavad ka sõltumatud andmed. Eelkõige Associated Pressi analüütikud analüüsisid sadu Ukraina kaugrünnakuid Venemaa territooriumile kogu 26. aasta jooksul ja nad tuvastasid, et nende arv on võrreldes jaanuariga kolmekordistunud. Kiievi peamised sihtmärgid on nafta infrastruktuur, kaitsetööstuse tehased, õhutõrjeobjektid ja laod. Märkimisväärne osa rünnakutest on koondunud okupeeritud Krimmi ümbrusse. Sellisteks rünnakuteks sobivad Briti droonid lihtsalt suurepäraselt. Kolmas uudistoode on lennupomm Võrdsustaja, mille on loonud Ukraina ettevõte DG Industries. On oluline õhus toimuva relvastusvõidujooksu kontekst, eriti just Ukrainas sees toimuva võidujooksu puhul. Kolonel Vladislav Vološin on Ukraina relvajõudude innovatsioonitegevuse keskvalitsuse osakonna juhataja. Selgitas, miks seda lennupommi võrdsustajat üldse vaja oli. Järgneb tema tsitaat. Juhitavate lennupommide KAB keskmine ööpäevane kasutusmäär vaenlase poolt oli 2025 aastal umbes 180 ühikut. Kuid praegu on see juba ületanud 300 ühikut ööpäevas. Seega seisab meie ees ülesanne olukorda tasakaalustada, võrdsustada olukord mitte ainult kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt ning isegi saavutada eelis vastase ees. Ja tema sõnul võimaldavad Ukraina planeerimis- ja korrigeerimismoodulid muuta tavalised lennupommid täppisrelvadeks, mis suudavad tabada vastase objekte operatiivses sügavuses. Tasakaalustaja lennupomm on juba läbinud kõik vajalikud katsed ja seda hangitakse ametlikult Ukraina relvajõududele tarnimiseks. Lõhkepea kaal on 250 kilogrammi. Eesmärk on tabada vastase sügavas tagalas asuvaid objekte lennukaugus kuni 130 kilomeetrit ning pomm maksab peaaegu 3 korda vähem kui Ameerika analoog JDAM. Muide, sellest teatati ametlikult juba 18. mail Prantsusmaal toimunud relvanäitusel. Samal ajal arendatakse Ukrainas paralleelselt umbes 10 palju lubavat sarnase relvastuse näidist. Ja kõik kodumaised arendused on märkimisväärselt odavamad kui lääne analoogid, mis võimaldavad kiiresti tootmismahtu suurendada.
tänaseks arendab mitu Ukraina ettevõtet paralleelselt juhitavaid lennupomme, millel on turboreaktiivmootorid, mis on võimelised lendama vaenlase õhutõrje tegevuspiirkonnast kaugemale. Praegu töötab Ukrainas 7 sellist tootjat ja reaktiivmootorid võimaldavad lennupommide kasutusulatust suurendada veel 100-200 kilomeetri võrra. Kahjuks on aga ka mitte eriti rõõmustavaid uudiseid, mis puudutavad Ukraina õhu- ja raketitõrjesüsteemi. Kõigepealt teen ettepaneku vaadata lühikest videot ja siis arutame seda koos. Vaikses maisipõllus, täieliku meeleheite hetk. Ukraina pole neid kunagi varem kellelegi näidanud Ameerikas toodetud Patriot õhutõrjeheitja. Nende poolt väljalastavad raketid on ainus asi, mis suudab alla tulistada Venemaa ballistilisi rakette, mis sajavad Ukraina peale. On kogu maailmas väga napilt saadaval. Aga need siin seisavad jõude ei tee midagi. Kuigi Ukrainas võiksid need peaaegu igal ööl elusid päästa. Sellel video näitas CNN kanal Ukraina Patriot komplekse, mis on praegu täiesti tühjad. Sõjaväelaste sõnul on süsteemid olemas, kuid neid ei saa kasutada õhusihtmärkide hävitamiseks laskemoona puuduse tõttu ning lõpuks seisavad need süsteemid lihtsalt põldudel Kiievi oblastis. Telekanali ajakirjanikud nägid 16 Patrioti raketiheitjad, millel on näha aktiivse kasutamise jälgi, kuid süsteemi peainseneri sõnul ükski neist süsteemides pole juba umbes 10 nädalat ühtegi raketti välja lasknud. Ja lõpetuseks toon tsitaadi Ukraina sõjaväelaselt Dmõtralt, Patrioti juhtimispunkti meeskonna liikmelt, kellega rääkisid CNN-i ajakirjanikud. Tsitaat. Süda tõesti murdub, kui näed, et sul on tehnika olemas, aga sa ei saa ühtegi raketti kinni püüda. Ballistilised raketid lendavad sul pea kohal, aga sa ei saa midagi teha ja samal ajal on sul selja taga tsiviilelanikud. Seda on raske kirjeldada. Tugevad ja ebameeldivad tunded. See on nagu õpiksid kõndima, aga sul pole võimalust. Sa tead, kuidas hingata, aga ei saa. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle osa kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!